Heitlikel aegadel on kindlustunne iga ettevõtte jaoks kulda väärt. Kuidas hoida ettevõtte äritervist, hoides oma töötajate tervist? Selles aitab sind IFI tervisekindlustus. IFI tervisekindlustusega näitad, et hoolid oma töötajast päriselt. Ta saab ise vabalt valida, kuhu ja millise arsti juurde ta läheb. Eriarsti juurde pääseb kiiremini ja tasulised raviteenused on taskukohasemad. Nii vähenevad haiguspäevad ning töötaja on motiveeritum ja õnnelikum. IFI tervisekindlustusega säästab sinu ettevõtte nii aega kui ka raha. Enamus kahjuavaldusi leiavad lahenduse 1 päevaga ja kogu asjaajamine on tehtud sinu jaoks äärmiselt lihtsaks. Kahjuteate saab iga töötaja ise esitada meie kodulehel. See on sama kiire ja mugav nagu spetsiaalses äpis. IFI tervisekindlustuse hea maine eest räägivad meie klientide head sõnad. 90% klientidest hindavad meie teenust heaks või lausa väga heaks. Kui soovid, et ka sinu ettevõtte töötajate tervis oleks hoitud, võta meiega julgelt ühendust. Kui on näha esitlust, siis tere ka minu poolt. Meie oleme siit IF kindlustusest täna kahekesi räägime. Mina olen Katrin ja mina olen olnud IFis üle 6 aasta ja igapäevaselt olen abiks siis ettevõtetele erinevate kindlustuslepingute haldamisega ja tervisekindlustus on minu lemmikkindlustus, kuna see ei eelda, et midagi on juhtunud ja seda saabki igal ajal kasutada. Ja nüüd ma annan sõna edasi oma heale kolleegile Kloele. Ja tere kõigile ka minu poolt. Mina olen Kloe Luusenberg ja tõesti ka IFis juba üle 7 aasta. Viimased aastad põhiliselt tegelenud tervisekindlustusega ja tõesti see on super tore asi ja väga hea, et on võimalik ikkagi ennetada tervisemuresid. Ja tõesti, et kui nüüd see tervisekindlustuse teemad tulid aktuaalseks, siis olen väga palju kokku puutunud ka meie Baltikumi kolleegidega, ehk siis ka Läti ja Leeduga, kes on väga pika tervisekindlustuse kogemusega, üle 20 aasta. Ja meil on olnud väga suurepärane võimalus siis kasutada ka nende teadmisi, kogemust ja tulla siis tõesti ka Eestis. Alustasime siis 2018 tervisekindlustusega. Olime üks esimesi, kes üldse sellega välja tuli. Ja oleme sellega väga rahul. Ja võib-olla lähmegi siis edasi, et mis see tervisekindlustus võib-olla üldse selline on. Tervisekindlustus on siis tõesti, et töötajate huvides sõlmitav vabatahtlik kindlustus ja ta võimaldab siis kasutada tasulisi raviteenuseid soodsamalt või tõesti ka päris tasuta. Et väga hea võimalus. Ja miks ta siis tekkis meile siia Eestisse? Et väga lihtne, ravijärjekorrad aina pikenevad. Ega see koroonakriis ei ole teinud midagi siin paremaks. Ja kui me vaatame siis tõesti selliseid Eesti Haigekassa lehelt on võetud need andmed, et Tallinna haiglates ootejärjekorrad, siis maikuu seisuga silmaarsti vastuvõtu aega võib oodata 2 kuud. Siin varasemalt ka, kui olen vaadanud, siis olen ka näinud 4-kuuliseid ravijärjekordasi. Nahaarstile hetkel ka 64 päeva, neuroloogi juurde 94 päeva. Ehk siis need on ülemäära pikad, et kui te broneerite endale arsti aja, mis on 4 kuu pärast, siis tasulise ravi võimaluse keskmiselt nädal aega, et kas samal nädalal või juba järgmisel nädalal. Et see on siis see pool, et tõesti kiiresti saada oma tervisemurele lahendus. Ja tööandjale siis, mida see siis tööandjale annab, et see ongi nüüd motivatsioonipaketi üks osa. Et kui te juba näiteks kasutate mingit sporditoetust, siis võib lisaks teha ka tervisekindlustuse või need võivad olla koos, et töötajad saavadki nii sporditoetust kui ka tervisekindlustust või siis paljud ettevõtted lasevad ka töötajatel valida, et osad valivadki spordi ja teised valivad tervise ja niimoodi ongi siis igal erineval inimesel siis vastavalt enda vajadusele. Nii, ja eelisvärbamisel ongi, et kui töötajal on siis 2 samasugust tööpakkumist laual, siis suure tõenäosusega ta valib ikkagi selle, kus ta saab tasuta arsti juures käia.
ja väiksemad koolitus- ja personalikulud ongi tänu sellele, et töötajatel siis see nii-öelda tööjõu voolavus on väiksem ja sellest tulenevalt ongi siis koolitus- ja personalikulud ka väiksemad teile. Ja vähem haiguspäevasid, et nagu eelmiselt slaidilt oli näha ka, et saab kiiremini arsti juurde, peab siis olema ikkagi vähem haiguslehel, kui on midagi tõsist juhtunud, et saab kiiremini arsti abile. Paindlik ja personaalne, et ise valite, milliseid kaitseid te soovite, et meil ei ole sellised fikseeritud paketid, et ise ütlete, milliseid pakette ja milliseid limiite te soovite ja vastavalt sellele siis saab iga ettevõtte täiesti erineva lahenduse. Ja kiire ja mugav asjaajamine tähendab siis seda, et töötaja ja kindlustus suhtlevad otse, et tööandja ei pea ise neid kulusid esitama ja järge pidama, et paljudes ettevõtetes raamatupidajad hästi kiidavad seda, et kes varem näiteks ise hüvitasid mingid kulusid, et maksategi mingit massaaže praegu, et alati tuli siis see kulu tööandjale ja siis tööandja esitas selle kandis siis ise läbi ja tegi need maksed töötajal tagasi, siis meie kindlustusega jääb see ära, et ongi töötaja otse esitab need arved kindlustusele ja meie maksame siis kindlustatule ehk siis töötajale selle raha arvele tagasi, et tööandjal jääb kogu see asjaajamine ära. Nii, ja töötajale ongi siis kiire abi, et saab kiiresti eriarstile ja saab minna ise selle arsti juurde, kelle juures ta on siis alati käinud või kelle juurde ta on tahtnud alati minna, et vaba valik üle Eesti, et meil ei ole selliseid konkreetseid partnereid, et lähete sinna, kuhu te ise soovite. Et oluline on, et see nüüd kindlustus kehtib siin Eesti piires ja samamoodi siia alla läheb ka kogu see virtuaalne nõustamine, kui te võib-olla keegi töötaja on väiksemas linnas, et praegu see kodukontor on hästi nagu levinud, et ta ongi näiteks väiksemas linnas, et ta ei taha suurte linna arsti juurde sõita, et samamoodi, et saab see telemeditsiin, see virtuaalne läheb siia alla. Ja samamoodi, et siis ilma saatekirjata, et kui tavaliselt ongi, et eriarsti juurde minemiseks vaja saatekiri, siis saab ka minna otse tasulisse, et kus see visiiditasu on küll kallim, aga kindlustus siis maksabki selle raha talle tagasi, et selles mõttes, et see saab kiiremini. Ja samamoodi aitab ennetada tõsiseid haiguseid, et saabki minna omaalgatuslikult uuringutele ja analüüsidele, et ei pea ootama, et kuna midagi juhtub. Väiksemad kulud on siis see, et tööandja ise valib, kui suure osa töötajad ise maksavad, et meil on siin oma vastutus, saab valida, et see võib olla ka 0%, et töötajatele kindlustus maksab 100% tagasi, aga võib olla ka 50%. Tavaliselt kõige rohkem valitakse 10-20% on selline oma osalus, mida siis töötaja ise maksab, aga saab ka täiesti nulliga, et see on teie enda valik, kuidas te ise soovite. Ja kõige suurem kasu töötajale on ikkagi see, et töötaja on terve. Ja võib-olla siit, kui välja tuua nüüd need eelised, et Paavo jagas ka siin sellist head slaidi, kus olid välja toodud sellised eelised, siis võrreldes nüüd, kui kas on lihtsalt palgatõus, et ühekordne hüvitis, mida siis töötajatele maksta, siis tihtipeale ongi see, et see ettevõttele läheb oluliselt kallimaks ja töötaja kasu sellest on väiksem. Aga kui nüüd valida tervisekindlustus, siis tervisekindlustus on selles mõttes suurepärane lahendus, et on võimalik valida vastavalt täpselt ettevõtte eelarvele, kas siis 100 eurot, 200 eurot, 300, et kui suur see tervisekindlustuse võimalus ettevõttes on ja töötaja kasu sellest tihtipeale on oluliselt suurem, et ta saab selle tervisekindlustuse makse eest ikkagi oluliselt suurema kaitse ja saab kasutada neid siis erinevate tervisemurede lahendamiseks, ennetamiseks ja samuti ka, kui on juba varasemad mured, siis tervisekindlustuse olemasolul saab pöörduda arsti juurde ka varasemate tervisemuredega ja me hüvitame siis kindlustusperioodil ka tehtud kulutused, et näiteks, et kui on varem saadud põlvevigastus ja on seal põlvesidemed katki, siis näiteks tervisekindlustuse perioodi jooksul võib täpselt sama murega pöörduda arsti juurde ja saab kasutada tervisekindlustust.
Ja samas ka, et kui siin on see spordikompensatsioon, siis spordikompensatsiooni juhul on täpselt samamoodi, et kui nüüd tehakse töötajatele see ühekordne hüvitis, siis töötaja saabki ainult kasutada seda sama summat, et tervisekindlustuse kasu siit on selgesti eristuv. Ja võib-olla räägime ka sellest, kuidas meil selle 3 aastaga Eesti turul on läinud. Siis kui IF tõesti oli üks esimesi, kes alustas Eestis tervisekindlustusega, siis hetkel on meil tervisekindlustuse lepingutest Eesti turul 33%, mis on päris suur. Meil on üle 4400 töötaja. Eestis on üle 350 ettevõtte juba, kes oma töötajate tervisekindlustuse võimalusi pakuvad. Ja me oleme tänaseks juba hüvitanud üle 1,1 miljoni tervisekindlustusega siis töötajatele tehtud kulutusi. Et kui meil 2018 oli tervisekindlustuse teateid tehti IF-ile 670, siis 2019 oli juba 4700 ja 2020 oli kindlustusjuhtumeid juba 9400. Ehk siis see on niivõrd suure kasvuga tervisekindlustused iga aasta järjest enam ja enam ja meil on äärmiselt hea meel, et töötajad ja tööandjad on võtnud selle tervisekindlustuse, võiks juba öelda, et täitsa omaks. Ja kui me nüüd räägime, millised tervisekindlustuse võimalused IF-is on, siis tõesti, see on väga personaalne. Me lähtume igast ettevõttest, milline on tema ettevõtte tegevusala, kas see töö on seisev, on see istuv, on see füüsiline, millised tervisemured töötajatel on ja sellest ka, et juba milliseid võib-olla ettevõtted, milliseid soodustusi nad juba täna oma töötajatele pakuvad. Ehk siis me saamegi läbi rääkida ettevõtetega täiesti individuaalselt ja see personaalne lähenemine, et mis on nende jaoks kõige olulisem. Ja kui ambulatoorne arstiravi ehk siis eriarstile pääsemine on kõige selle alus, siis kõik teised kaitsed on juurde valitavad ja me saame tõesti kokku panna vägagi personaalse lahenduse igale ettevõttele. Ja siit siis need kaitsetes, mis juurde valitavad ongi, et töötaja tervishoiu kontrollid, töötaja tervisetõendid, täpselt töötaja tervishoiukontrollid on see, et millist lahendust ettevõtte pakub, millise koostööpartneri juurde ta oma töötajaid suunab. Profülaktilised tervisekontrollid on siis profülaktilised uuringud, mida siis töötajad ise saavad teha oma tervise heaks ja avastada siis tõesti väga varases staadiumis juba võib-olla tõsiseid haiguseid, millele saadakse kiiremini jälile. Psühholoogiline ja psühhiaatriline nõustamine ja ravi. Siin me hüvitame nii visiiditasud kui ka ravimid, kui see on valitud ja võib-olla selline vaimne tervis jälle, et kellel sellist pingelist tööd on palju ja psühholoogi vastuvõtud oleks aeg-ajalt ka vajalikud, siis on täiesti võimalik valida endale sobiv arst, raviasutus, asukoht, on see siis Tallinnas, Tartus, Võrus, täiesti oleneb ettevõttest ja saame siin olla ikkagi ettevõttele vägagi toeks. Ambulatoorne taastusravi, hüvitame siin täpselt need töötervishoiu kontrollist ka määratud ravid, massaažid, võimlemised, ujumised ja ka abivahenditele tehtavad kulutused, ehk siis näiteks, et töö ergonoomiliseks keskkonnaks vajalikud vahendid, et kas siis jalatoed, käetoed, haiglaravi, ehk siis tõesti ütleb päris palju, ehk siis peaks vajama haiglaravi, operatsioonid, mida saab täpselt samamoodi erameditsiinis kiiremini kui oodates ravijärjekordes, mis võivad olla aastaid. Vaktsineerimise all ei ole meil piiranguid, kõik vaktsiinid
on võimalik valida, täpselt need, mis on vaja. Puugi vaktsiinid, reisimisega tehtavad vaktsiinid, gripivaktsiinid, COVID-i vaktsiin, retseptiravimid. Samuti, et kui on haigestumine ja on välja kirjutatud siis retsept ja see on kindlustusjuhtum, siis me hüvitame. Me ei hüvita ilukirurgiat ja võib-olla selline spa-teenuseid me ei hüvita, ehk siis sealt on ka natukene piiranguid. Hambaravi, prillid, kontaktläätsed, taastusravi haiglas, sünnitusabi, samuti haiglaravi all, kui on naiskollektiiv, siis kindlasti on palju kasutust leidev. Kui on ka mõni mees, siis me hüvitame perepalati kulud, näiteks kui on kindlustatud isikuks meesterahvas, veeniravi, skleroteraapia ja ka COVID-19, ehk siis see näitab võib-olla meie sellist kiiret reageerimisvõimet ja kui tõesti peaksite haigestuma ja satute intensiivravi osakonda, siis me hüvitame ühekordse hüvitisena kokkulepitud kindlustussumma. Et see annab tõesti väga hea võimaluse leida igal ettevõttel just temale sobiva eelarve, sobivate kindlustussummade, limiitidega sobiv lahendus. Ja lähme siit natuke edasi jälle. Nii, ja miks siis kliendid meid eelistavad? Et meil on võimalus võtta töötajate andmed töötamise registrist, et te saategi ise valida, et kas te soovite edastada meile ise oma töötajate nimekirja ja muudatused, kui keegi liitub või lahkub, või siis me võtame need automaatselt tõrrist, et siis jääb kogu see nimekirjade esitamine teil ära ja andmed tulevad meile automaatselt, et iga kord, kui teie ettevõttesse tuleb uus nimi, siis tuleb automaatselt meile teavitus, et seal on nüüd uus inimene või on keegi lahkunud ja siis me teeme selle muudatuse ära, et ilma, et ei pea siis ise jälgima, et kas nüüd see töötaja on nimekirjas või pole. Ja teeme ka infotunde töötajatele ja juhtidele, et mida see kindlustus sisaldab ja kuidas seda kindlustust kasutada. Ja me teemegi seda erinevates keeltes vastavalt vajadusele, et eesti, vene, inglise keeles ja vajadusel teeme mitu infotundi, et kui ühest ei piisa. Ja lihtne asjaajamine, nagu ma ka eelnevalt mainisin, et seda tuuakse hästi palju välja, et töötaja suhtleb otse kindlustusega, et tööandjale jääb ikkagi aega tegeleda oma põhitööga. Ja infolehed töötajatele, need on siis personaalsed infolehed, mida siis töötajad saavad terve perioodi vältel kasutada, vastavalt siis töötaja soovile, et saabki kas paberkandjal, paberkujul või siis digifailina, mida ta saab igal ajal ise siis uuesti vaadata ja üle lugeda. Aga põhimõtteliselt seal infolehes ongi siis kogu see sama info, mida me infotunnis ka jagame. Ja kogu kindlustusperioodi vältel on siis ettevõttel oma personaalne kliendihaldur, kes ongi siis igapäevaselt abiks jooksvate küsimustega ja kui on mingi konkreetsem kahjuküsimus, et siis suunamegi edasi vastavatele kahjukäsitluse ekspertidele. No näiteks, et mul põlv valutab, et kas kindlustus maksab, kui ma lähen selle arsti juurde. Et võib sellised küsimused meile otse saata ja siis me juba vastame kiirelt neile. Nii, ja kuidas seda kindlustust siis kasutada? Et nagu ma ka eelnevalt mainisin, sest selle kindlustuse kehtivuspiirkond on Eesti, aga tegelikult me oleme teinud ka erisusi, et kui on ikkagi Balti ettevõte ja et me oleme ikkagi avatud, et kui teil on mingid erisoovid, siis tulge rääkige meile ja vaatame, millise lahenduse me leiame. Nii, töötaja valib endale ise sobiva arsti. Ja teenuse kasutamisel siis kõigepealt töötaja tasub selle ravi eest ise ja seejärel teeb siis selle avalduse meie mugaval kodulehel ja siis avalduse alusel me siis kanname raha otse töötajale tagasi. Ja arvesaaja on töötaja. No oluline ongi, et selle arve peal oleks töötaja nimi. Meil on võimalus ka, kui teie nagu tööandjana soovite pakkuda kindlustuskaitset ka töötajate pereliikmetele, siis on ka see võimalus on olemas. Üldiselt seda pigem valitakse vähem, aga see võimalus on olemas ja kui seda pereliikmeid ei ole valitud, siis on oluline, et arvesaaja on ikkagi see inimene, kes siis on nagu teie firma töötaja. Ja juhul, kui töötajal ei ole võimalik ise teenuse eest tasuda, mis on ka üsna tavaline, normaalne, et kui on kuu lõpp, ikkagi hammas hakkab valutama ja on ikkagi vaja paarsada eurot, pole kuskilt võtta, et siis ta pöördubki IFI poole, pöördubki meie poole, näiteks oma halduri poole või siis otse kahjukäsitlusse, annab teada, et näed, et mina nüüd soovin, mina Katrin, et ma nüüd soovin minna sinna
hambakliinikusse hambaravile ja siis IF saadabki garantiikirja välja, et näed, et kinnitame, et näiteks kuni 500 eurot IF tema eest on valmis maksma. Ja siis ta ei peagi ise seda kulutust ise tegema. Kahjuteate esitamine käib läbi IF-i kodulehe. Ma kohe näitan täpsemalt ka, et milline see välja näeb ja hüvitise otsuse teeme kuni 2 tööpäeva jooksul. Tegelikult tavaliselt saab ikkagi juba sama tööpäeva jooksul tuleb ikkagi otsus, et meil on hea meel, et me saime aidata. Nii, aga vaatame siis koos üle ka, et see ongi nüüd meie koduleht, et kui te lähetegi if.ee, see on nüüd nii mobiilist kui ka arvutist minnes samasugune, väga mugav. Et siit peabki alt keskelt saab valida teate kahjust. Kui teil on see valitud, siis ta suunabki edasi erinevate kahjude juurde, et võib-olla keegi on varem mingit autokahju teinud, et siis on see juba tuttav. Ja siit tuleb lihtsalt valida isiku ja tervisekahjud. Siis avaneb selline pilt, kus ta valib tööandja tervisekindlustuse kahju, mis siis suunabki juba edasi ja nüüd ongi see tähtis koht, kus meie süsteem siis küsib üle, et veendu, et sul on olemas isikukood ja pangakonto number, kuhu me siis selle raha tagasi kanname ja kahjuga seotud dokumendid. Ehk siis näiteks seesama foto näiteks sellest samast hambaraviarvest. Nii, ja siis tuleb sisse logida, siis juba süsteem tunneb teid ära, tere Katrin, et kes sai ravi, antud näite puhul sain siis mina ravi. Valin ennast, jätka ja siis laengi üles selle sama foto, mis ma oma telefoniga tegin sellest kuludokumendist ja vajutan jätka ja siis ta juba laebki need andmed üles, et see tegelikult ongi ainult paar klikki, hästi kiire ja mugav ja siis suunabki selle teate meie kahju käsitlusele, siis tuleb kinnitus, et me saime selle kirja kätte ja põhimõtteliselt samal päeval või siis järgmisel päeval tuleb juba teavitus, et saime kätte ja hüvitame ja meil on hea meel, et me saime aidata. Nii, ja et täname ja siis võtke meiega ühendust, et koos leiamegi vastavalt siis teie ettevõttele sobiva lahenduse. Et kui teil tekkis mingeid ideid või ettepanekuid, siis me oleme nagu väga avatud igasugustele paindlikkustele.